See on erakordne, et me laulsime seda laulu kitarrisaatel. Esimest korda, kui seda üldse lauldigi seda kitarrisaatel, sest orel ei töötanud selles kirikus. Nii et me oleme täna olnud väga lähedal sellele originaalile. Me tahaksime kindlasti ka olla nendele jõulusündmustele oma südames väga lähedal. Jõulud teevad südame hellaks. Möödunud on aasta, on ka neid, keda ei ole enam meie keskel. Mõtlesin selle peale, et jõululaupäev oli see, kui Elbert Putkemaa siin oli oma väikse lapse õnnistamise juures, istus siin nurga peal, teda ei ole täna enam. Ja mõnigi kaasteeline, kes on lahkunud, tuleb meelde. Jõulud on ellaeg, tulevad ka rõõmud meelde ja õnneks ka minu elus on neid kurvasi sündmusi olnud vähem ja laulatusi, inimelu nagu neid kõrgpunkte on olnud 3-4 korda rohkem möödunud aastal. Ja ristimisi ja palju selliseid rõõmsaid sündmusi, nagu täna ka laste õnnistamine. See kõik toob meid ikkagi selle juurde, et mis siis on jõulude hea sõnum. Ingel ütles karjastele, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale. Suurt rõõmu. Seda rõõmu on kuidagi kõikjal üle maailma täna tunda. Aga vahest me unustame ära, et see on kogu rahvale. Kõigile rahvale, nagu vanem tõlge ütleb. Jeesus ei ole sündinud siia maailma mitte ainult väikesele usklike grupile, vaid kogu rahvale. Apostel Paulus kirjutab oma usupojale Tiitusele, jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele. Ja need 2000 aastat, mis on möödunud sellest jõulusündmusest, Jeesuse Kristuse sünnist, kinnitavad seda sõnumit. Täna peab jõulupühi ühel või teisel viisil 2 miljardit inimest. Väga suur arv, mida me nagu ehk ei joomagi. Kui me elaksime ühes külas, kus on 100 inimest, siis 33 inimest oleks sellest kristlased, 21 oleksid muhameedlased, kes samuti omal viisil küll, aga meenutavad Jeesust kui prohvetit, tema sündi ja Maarjat. Ja siis oleks 15 ateisti selles külas, selle üle vahest vaieldakse, kui palju neid oleks, 13 hinduisti, 6 budisti ja veel ülejäänud uskumusi. Me oleme täna osa sellest suurest kristlikust maailmast, selle küla nii-öelda enamusest, kes annab tooni. Kui see sõnum Jeesusest Kristusest, tema õpetusest, tema sünnist ei oleks kedagi puudutanud, oleks ükskõikseks jätnud, siis see ei oleks nii kaua püsinud. See ei elaks täna edasi. Ja tahtmatult küsime, et mis on siis see suur rõõm, mida siin kuulutatakse. Inimesi on püütud kasvatada ja püütakse ka edaspidi kasvatada käsu ja seadustega. Vana testament põhjalikult kirjeldab seda, kuidas inimesi, ka Jumal, on püüdnud kasvatada käsu ja seadustega. Ja tänaseni seadusandlik võim igas riigis püüab seda teha. Ka see, mida me lähme 1. märtsil valima. Ikkagi käsu ja seadustega inimesi suunata. Aga see ei ole andnud väga häid tulemusi või on andnud poolikuid tulemusi.
Ja on teine äärmus, kus inimesi püütakse harjutada peaaegu kõike lubava vabadusega. Aga see paistab olema ummiktee. Selline olukord, kus üksiku vabadus hea ja kurja üle otsustada on kõrgem rahva, kogukonna, perekonna omast. Me kõik oleme seda kuidagi valuliselt tunnetanud, mis see meile tähendab. Kui meie lapsed, meie lähedased korraga ütlevad, et minu vabaduse ja minu õnne nimel ma hülgan teid ja kõik selle, mida teie olete kalliks pidanud. Kuigi tema õigus näib olema ülisuur ja tema vabadus väga-väga tähtis. Aga Jumalal on olnud algusest peale üks teistsugune plaan. Ja see on päästeplaan. Ingel ütleb veel midagi siin. Ta ütleb, teile on täna sündinud Taavete linnas päästja, kes on Issand Kristus. Tema sünnipäeva meie homme õieti tähistame. See, miks me jõululaupäeval nii suurel hulga kokku tuleme ja homme hommikul poole väiksema koguga siin oleme. Läänemaa praost ma vaatasin Eesti televisioonis üks päev esinedes, ütles ühe mõtte välja, et see on nõukogude korra tulemus. Et see ei ole liturgiliselt nii algselt mõeldud. Ja väga lihtsalt põhjusel, et me, kes me vanemad inimesed nõukogude ajal mäletame küll, et ei olnud jõulupühi riiklikke. Need olid keelatud pühad. Homme hommikul oleks tulnud tööle minna. Rahvas ei saanudki kirikusse tulla ja sellepärast saigi pidada seda suurel määral ja kogu südamega just õhtul ennem. Kui töö oli läbi, ma mäletan väga selgelt ka seda hetke, kui siingi palvemajas, see oli täis rahvast, tol ajal ka nii palju, et isegi kõik ei mahtunud istuma. Ja kõik ruttasid töölt. Alles tööriietes ei jõudnudki kodust läbi minna. Ja see oligi see õhtu, mis siis oli võimalik pidada. Me tähistame seda sünnipäeva eeti homme, aga täna alustame sellega. Aga kuidas? Me oleme selleks sünnipäevaks valmistunud 30 päeva. Nimetame seda advendi ajaks. Ja see on väga paljudele meist olnud niisugune stressirohke aeg. Väga kiire, palju ülesandeid. Asutuse jõulupeod, lasteaia jõulupeod, koolide jõulupeod, kingituste ostmine, koristamine, jõulutoitude tegemine. Seda on nii palju ühe korraga. Ja täna õhtul istume jõululauda, sööme võib-olla aasta kõige uhkema roa, avame pakid, lapsed on juba ärevil, pakid avatakse, tuleb välja, mida isa-ema mõtlesid või kuidas need kirjad on käinud siin Lapimaa vahet või kuidas need mõtted kellegi liiguvad. Ja siis, kui need pakid on avatud, kingid on käes, heidame väsinult magama. Ja sünnipäeva hommikul, kujutage seda sünnipäeva nüüd ette oma elus. Sünnipäeva hommikul on lauad poolikuid roogasid täis, kuuse all on lahti kistud pakendid ja paberid. Ja juba tuleb valmistuda uuteks külalisteks, sest riburada on neid veel oodata. Ja õieti tahaks välja magada. Võiks nii ütelda, et advendi aeg on aastatega muutunud üha paksemaks ja jõuluaeg üha kõhnemaks. Ja märkasin juba sel aastal ja eelmine aastagi, et paljud perekonnad lahkuvad üldse, lähevad soojale maale selleks ajaks, on Taimaal või
Indoneesias või Egiptuses või kus mujal, et lihtsalt olla sellest jõulumelust eemal. Jõuluaeg on nagu kõhnemaks muutumas. Inglise lastelaul ütleb nii, et 12 päeva, 12 kingitust. Et õieti jõulud peaksid kestma 12 päeva, kuni 3 kuningapäevani. See kaasa arvatud. Siis viimased katsikulised jõuavad kohale. Aga see on huvitav, et see, mis toimub nagu ühiskonnas, see toimub ka ja meie peredes, see toimub ka jõululapsega, et kui laps on sündinud, me oleme ta juba, ütleme, aasta emapuhkus on läbi, siis me saaks tööle minna, anname ta lasteaeda, siis anname kooli, siis anname kuskile spordiringi või tantsuringi teda kasvatada ja meil pole aega temaga tegeleda. Ja sama toimub tegelikult ka jõululapsega. Jõulud ja kõik sellele järgnev jääb nagu kõhnemaks. Et me annaksime ta hea meelega, las kirik tegeleb sellega. Aga meie elame kiiresti oma elu edasi, tarbime ja kogume raha uuteks kingitusteks. Advendi aeg on muutunud paksuks ja jõuluaeg kõhnaks. Aga me ei tahaks niisuguse nukra tooniga lõpetada. See ei olegi see eesmärk, ega meie ka seda maailma väga ei suuda muuta. Aga meil on võimalus see kingitus siiski endaga kaasa võtta. See Jumala kingitus meile, Jumala armastuse kingitus, Jeesus Kristus. Ja koos temaga kasvada. See, et tal on olnud nii suur mõju, ei ole lihtsalt selles, et ta sündis. Vaadake, kui palju lapsi on meie ümber täna siin. Nad on kõik sündinud, aga ega sellepärast veel maailm nii oluliselt ei muutu. Aga tema läbi on muutunud ja muutub veelgi. Tema õpetas ja nüüd mõned mõtted, mis on olulised, see on nagu kogu meie eluprogramm on siia peidetud. Kui ta pidas oma programmkõne mäejutluse, siis ta algab tõotustega, ta ütleb, õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik. Ta alustab sellega, et on üks olukord, kus te olete kurvad, kus on tagakiusamist, kus on sõda, aga õndsad olete, sest te näete ühte teist olukorda. Te elus hakkavad täituma need asjad, mis toovad südamesse rahu, perekonda rahu, lepituse, rõõmu, õigluse, ka tarkuse, kõik, mis on vajalik. See samas kõnes ta ütleb, et teie õigus olgu kõrgem kui variseride kirjatundjate oma. See standard, mille mina teile annan, on palju kõrgem. Ja siis ta ütleb, et aga usulises praktikas olge madalad. Hoiduge aga, et te oma vagasi tegused ei teeks inimeste ees, et nemad teid vaataksid. Et siis te olete kõik oma tasu juba kätte saanud. Ja lõpuks ta ütleb, et kõik see proovitakse läbi. Kuri tuleb teie ellu ja katsub läbi, mis on tõeline, mis on ebatõeline. See on üsna realistlik pilt sellest meie elust, aga ka Jeesuse Kristuse programmist meie eludele. See on lihtne, aga selle mõistmiseks on vaja aega. Ja see on meie õnn, et see aastaring
toob ikka jälle meid algusesse tagasi, jõulud, 3 kuningapäev, siis tulevad palvipuude pühad, siis tuleb ülestõusmise pühad, taevaminemist-pühad, 4 pühad ja see on nagu kristliku kiriku ja koguduse üks suur pärand meile, mis aitab meid läbi aja lahti mõtestada isiklikult ja ühiselt, mida see õpetus meile tähendab. Homme õieti algab see lahti mõtestamise ring. Me vajame aega. Ja ma usun, et mitmed teist oma südames järgmisel aastal teevad selle otsuse. Mina tahan koos Kristusega elada. Võib-olla mõni teist teeb nii tõsise otsuse, ütleb, et ma tahan lasta ennast ristida ja Jumal rahva koos edasi minna. Ja ka see kogudus siin pakub oma võimalusi, et süveneda sellesse kõigesse. Olgu need alfakursused, ristimiskoolid, perealfa, pühapäevakool lastele, aga kõige tähtsam, iga pühapäevased Jumala teenistused. Me vajame aega, et mõista ja mitte ainult mõista, vaid ka oma lähedastele seda edasi anda, mida Jeesus Kristus, Jumala poeg, on teinud ja õpetanud. 5. sajandi kirikuisa Augustinus ütles ühes jõulujutluses: sündigu Kristus ka teie hinge. Ta on tõde, rahu ja õiglus. Võtke ta vastu. Kui me tahame, et need laulud elaksid edasi meie kodudes, et jõulurõõm püsiks meie eludes, et perekonnad ka hoolimata kõigist rünnakutest jääksid püsima ja see, mis on katki, saaks uuesti tervendatud. Et ka üksikemadel ja üksikisadel oleks jõudu oma lapsi kasvatada. Need on paljud väga keerulised ülesanded, aga me Issand ja õnnistegija aitab meid ka siis, kui asjad ei ole läinud nii, nagu me soovisime. Kui ka ühiskonnas ei lähe kõik nii, nagu me oleksime lootnud. Võib-olla ma meenutan siin ühte hetke, et möödunud aastal või pool aastal oli ühes klassis mul üks selline tütarlaps, kes kõige rohkem nagu vaidles õpetajaga. See on muidugi hea, sest see teeb tunnid alati elavaks. Ja mul kujunes oma teatud arvamus temast. Aga kui me arvestusel kohtusime, ja ta küsis, et kas mina oma vanaemaga võiksin ka teie arvulauast osa võtta, sest ta on ühe teise kiriku liige. Siis ma korraga mõistsin, et kui ekslik võib olla see mulje, mis meil tekib üksteisest, inimestest. Jõuluõhtu ütleb, andestage üksteisele, avage oma südamed. Ja vaadake, Jumal on teid kõiki armastanud, kõiki vastu võtnud. Võtke teie ka vastu. Sündigu Kristus teie hinge, ta on tõde, rahu ja õiglus. Võtke ta vastu. Või nagu ingel ütles, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on Issand Kristus. Aamen.